Kõigepealt tahan ma, et aitaksite meie vaatajatel mõista selle olukorra ulatust. Mida tähendab 90 miljonile iraanlasele elada peaaegu 3 kuud kestnud internetikatkestuse tingimustes? Tere, aitäh Natasha, et mind kutsusid. See on tõesti olnud katastroof Iraani rahvale. Nagu sa ütlesid, on see 21. sajandil elavale inimesele lihtsalt kujuteldamatu ärgata üles ja mitte saada internetiga ühendust. Kuigi Iraan on loonud oma sisemise interneti, mis iganes see ka ei tähenda, kasutades sisemisi rakendusi, mida saavad kasutada ainult riigi sees olevad inimesed. Aga see ei tähenda, et see oleks olnud sisuline samm ühenduvuse suunas. See on lihtsalt fassaad. See on lihtsalt selleks, et kontrollida rahulolematust, mida inimesed kogu süsteemi suhtes tunnevad. Ja kujutage ette, kuidas koolisüsteem on häiritud, ülikoolid, inimesed tööstuses, erinevates ettevõtetes, igal pool on inimesed seda häiret kogenud. Ja samuti probleemid veebipõhiste ettevõtetega, internetiettevõtted. Tead, kui paljud inimesed tegelikult seda kasutavad? Ja teised marginaliseeritud rühmad, näiteks puudega inimesed, kelle ainus ühendus välismaailmaga on mõnikord internetiühendus, kuna muu on neile kättesaamatu. Nii et see on olnud täielik katastroof. Ja tundub, et Netflix on teatanud, et täna on umbes 30% ühenduvust. Aga ma ei ole kindel, kas me näeme mingi paranemist. Õige. Nüüd tead, Iraani ametnikud on öelnud, et need piirangud on vajalikud niinimetatud julgeoleku tagamiseks sõja ajal. Aga kas iraanlased näevad seda kaitsemeetmena või pigem kui rahvastiku kontrollimise vahendit? See on täiesti rahvastiku kontrollimise vahend. Ma mõtlen, see on naeruväärne. See riik hukkab iga 3-4 tunni tagant ühe inimese. Iga 3-4 tunni tagant hukatakse iraanlane. Viimase 2 kuu jooksul on hukatud üle 70 inimese. Ja see ei saa väita, et kaitseb inimesi, kui samal ajal piinab, arreteerib ja tapab iraanlasi. See on kindlasti kontrollivahend eriti info osas, et ei leviks teave varjupaikade puudumise, pigem selle puudumise kohta, millele iraanlastel peaks olema ligipääs. Ja nad ei saa, sest riik ei suuda neile neid teenuseid pakkuda, alates pommivarjenditest. Viimase 2 kuu jooksul oleme näinud ka teisi julmusi, mida riik on iraanlaste vastu toime pannud. Alates 8. ja 9. jaanuari veresaunast. See on kindlasti viis elanikkonna ja teabe kontrollimiseks ning narratiivi suunamiseks, mitte midagi muud. Nüüd tahaksin rääkida lahkarvamuste märkidest, mida me näeme Iraani juhtkonna sees, kus president nõuab internetiühenduse taastamist või vähemalt jätab mulje, et ta nõuab internetiühenduse taastamist. Samas on Islamivabariigis ka teisi mõjukaid institutsioone, kes on sellele selgelt vastu. Kui oluline on see lõhe laiemas plaanis? Ja tead, see reformistide ja karmiliinlaste vastandamise jutt on midagi, mida oleme näinud juba sellest ajast, kui mina olin põhikoolis 6. klassis, kui Hatami võimule tuli. Ausalt öeldes on Pezeshkian lihtsalt IRGC käpiknukk. Ja me teame seda, oleme seda ikka ja jälle näinud. See on lihtsalt kulunud jutt. Pezeshkianil ei ole täidesaatvat võimu. Tal ei ole seadusandlikku võimu ega kohtuvõimu. Ja need on IRGC ning erinevad fraktsioonid IRGC sees ja teised äärmuslikud rühmitused. No, ma ütlen äärmuslikud mitte sellepärast, et oleks olemas reformistid, vaid sest Islamivabariigi DNA on ideoloogia, eks? Ja nii üritab Pezeshkian teeselda, et tead, valitsuses on tegelikult mõned pragmaatilisemad fraktsioonid. Aga tegelikkuses on nad kõik üks ja nende vahel pole mingit vahet. Õige. No, jätka oma viimast mõtet. Ja ma püüdsin öelda, et nad üritavad lihtsalt kontrollida rahulolematust. Rahulolematust ja kaebusi, mis inimestel nende vastu on. Et sisendada inimestesse mingit võltslootust. Aga inimesed tunnevad neid. Inimesed tunnevad neid ja teavad, et see on nende DNA.